Mina olen Marje Remmet. Olen Estonian Folks International asutaja ja ühtlasi ka Londoni Eesti Seltsi rahvatantsurühma juhendaja alates 2013. aastast. See on väga väike aeg selle pika ja huvitava ajalooga rühma jaoks. 20. sajandi alguses tõusis hüppeliselt eestlaste arv siin Londonis ja 21. aastal registreeritigi Londoni Eesti Selts. 40. aastate alguses hakkas Londoni Eesti Seltsis tegutsema ka rahvatantsurühm. 47. aastal saabus Londonisse Aie Istrad, kes tõelise särtsu rahvatantsurühma sisse ajas. Esmakordselt oleme suutnud kokku koguda nii palju rahvarõivaid, mille valmistajateks on olnud Londoni Eesti Seltsi rahvatantsijad ise. Tere, Aili! Kas lähed? Pean ühte jalga järel sedasi läheb. Aitäh, et sa meiega liitusid täna, et sa tegelikult ei ela siin üldse lähedal. Võtsid selle pika teekonna ette. No andis tulla küll. Aitäh sulle tulemast. Ilm oli ka halb. Räägiks kõigepealt sellest, et kuidas sa üleüldse rahvatantsu juurde nagu jõudsid? Kuidas mina üleüldse rahvatantsu algasin? Jah, et kes oli sinu esimene õpetaja? Minu esimene rahvatants oli õieti ennem oli siis, kui president Päts külastas Hiiumaad, siis meil oli üks väga ettevõtlik alkoholiõpetaja, kes pani meid tantsima ja tantsisime siis tüdrukutega, kui president külas oli, tantsisime siis Soome rahvatantsu niidirulli. Millegipärast see juhtus Soome rahvatants, ma ei tea. Sellepärast vist, et Raudkatsi raamatu tagaotsas oli see tantsukirjeldus ja oli hästi pikk ja keeruline tants oli. Aga kui ma siis keskkoolis olin, siis oli minu võimlemisõpetaja Anna Raudkats. Seda nime te peaksite tundma. Muidugi, kes ei tea Anna Raudkatsi. Ja sealt edasi siis läksin mina Ünütu rahvatantsurühma tantsima. Ja tantsisin seal päris mitu aastat. Meil oli seal ka algajate grupp ja edasi jõudnud ja veel edasi jõudnud ja lõpuks oli siis see päris grupp. Sinna ma jõudsin ka välja ja seal oli Ullu Toomi. Nii et tegelikult kõik rahvatants, mis mina elus olen õppinud, on ikka Ullu Toomi õpetatud. Et pisiku said, ütleme, et Anna Raudkatsilt, aga välja kujunesid rohkem Ullu Toomi käe. Jah. Väga huvitav. Sa oled väga õnnelik. Ullu Toomi oli, no ja tol ajal olin mina ju alla 20, nii et Ullu Toomi tundus vana ja väga autoriteetne oli. Ullu Toomi ütles, et Eesti rahvatantsu peab tantsima soliidselt sisemise pingega. Oli täpselt teada, kui kõrgele sa tõstsid jalga tõsta ja kui kõrgele tõstsid kätt tõsta. Nii et kui sa seal liiga hakkasid perutama, siis said ütelda ka. Ja sedasi me siis tantsisime kõik need Eesti mängud ja lõpuks pidime siis Moskvasse dekaadile minema. Aga dekaad jäi tol ajal tegemata, sest et sõda tuli. Aga pärast tehti ära, ma nägin Inglise televisiooni, siis rühm tantsis Hiiu valsi. No jah, siis me läksime Saksamaale. Muidugi sõja ajal ei olnud aega tantsida, sest me töötasime sõjaväehaiglas. Aga pärast seda tiipilaagris displaced person, mida eesti keele tõlgiti ilma platsita persoonid. Seal oli palju noori koos ja ei olnud midagi teha. Siis me tantsisime rahvatantsu ja mängisime käsipalli. Nii kaua, kui jõudsin sõja lõpuks siis Šveriini. Ja Šveriin jäi tegelikult idatsooni. Aga meil õnnestus sealt välja pääseda nii, et ma olin Schwarzenbecki laagris Hamburgis ja
siis sai juba Hamburgi ülikooli minna ja asjad hakkasid pisidas arenema nii kaua, kui tulin Inglismaale vaestemajasse koristajaks. Ja see oli mis aastal? See oli 47. See oli 47. Ja siis hakkasime tähendab Londonis oli siis tähendab enne seda tuli siia majateenijaid ja nemad olid juba tantsinud, neil oli naisterühm, aga siis panid peenemad tüdrukud panid omale siis poisteriided selga ja ma olen pilte näinud, väga ilusad nad just ei ole, aga nad tantsisid ära. Ja peale sõda tulid siis esimesed poisid, kes tulid paadiga Rootsist. Ilmar Heinso ja Arvet Viilaid ja veel mõned. Ja tol ajal hakkas siis juba tulema Saksamaalt ka poisse. Nii et siis me saime siin juba rühma teha. Arvet Viilaid ja mina kahekesi siis seda alustasime ja Arvet läks ära Kanadasse ja tantsurühm jäi minule. Kuidas sa täpsemalt jõudsid rahvatantsurühmani siin Londonis? Mis oli see hetk või kuidas sa selle kontakti leidsid rahvatantsurühmaga Londonis? Rahvatantsurühm tuli teha. Kui sa tulid siia, kas... Alguses see käis kõik nii enam-vähem saatkonna kaudu, Häda Torma oli väga abivalmis. Tormal oli laulukoor, kus me kõik laulsime, August Torma noored neiud. Ma olin tolle ajal kõige noorem, teised olid panemad kõik. Aga nooremad hakkasid tantsima, tantsime saatkonnas üleval saalis, aga all hakkas kroonühter väga kahtlaselt liikuma. Siis me ei tohtinud enam üleval tantsida, siis me pidime alla kolima. Siis me saime ühe kontoriruumi seal, aga seal oli suur kirjutuslaud oli keset tuba, nii et me pidime iga kord selle kirjutuslaua sealt ära tõstma ja jälle tagasi tõstma. See oli 3 osas ja andis tõsta. Aga saime hakkama. See kõik algas siis läbi saatkonna tegelikult? Jah. Ja Aino Kallas oli tellinud Eestist riideid. Omal ajal osa vist on veel teilgi järel, ma usun. Ja Eestist oli kaasa toodud ja Saksamaal sai rahvariideid tehtud lihtsalt. Seelikutele triibud peale ja kõik ja sedud ja valged tarvastud ja niisugused asjad. Nii et algus oli olemas, aga muidugi riietega oli tegemist. Kui te Eestist ära tulite, siis te võtsite kaasa mõned rahvarõivad? Ei võtnud kaasa. Kas te ei võtnud üht? Rahvariide seeliku jätsin maha, aga ema tuli Eestist 1959 ja ema tõi seeliku kaasa. Et kui te ise lahkusite Eestist, siis tegelikult rahvariideid kaasa ei võtnud? Ei võtnud. Muid olulisemaid? Pärast võtsin, et oleks võinud lahti harjutada ja tekiks teha, aga siis ei mõtelnud, et neid võõrsil ka vaja läheb. Aga hiljem mõtlesite, et oleks ikkagi vaja? Jah, ja kui ema tuli, siis vahepeal muidugi seelikul olid koid kallal käinud ja aukusi teinud ja aga mul oli siin üks väga sõbranna proua Kalmussi nõilus kõik augud tagasi kinni, nii et aru ka ei saa, kus koi auk oli. Ja õde, see on nagu te nägite, see oli Hiiu seelik, õde heegeldas hästi, nii et õde heegeldas kõik pluusi ja põllepitsid ja need pluusid ja need sai siin ju teha, sest et proua Tormal oli Kuriku rahvariiete raamat olemas, kus olid kirjeldused sees. Aga sellega oli jälle niisugune asi, et seda ei tohtinud saatkonnast välja tuua. Nii et siis tuli saatkonnas käia seda kopeerimas ja joonistamas ja mustrit tegemas. Aga hakkama sai. Tantsijaid oli nii, et vahel ei saanud ringi ümmarguseks.
3 paariga said juba ümmarguse ringi. 4, kui said juba 4 poissi ja 4 tüdrukut, see oli juba rühm. Aga me oleme ka 8 paariga tantsinud. Kuidas juhtus? 4, 6, 8. Kui ringi ümmarguseks sai, siis sai juba ringis tantsida. Muidu pidime tantsima Raksijaaku ja üks asju, mis ringis ei käinud. Millal oli see kõrghetk? Ei tea, Albert Tool, kui see Timesi arvustaja meid kirjutas, et Eesti tants oli ilus olnud. On üks nendest. Sest ega Times naljalt ei kirjutanud, eriti tol ajal mitte. Et kas teie perel oli ehteid, sõlgi või muud sellist? Kas te võtsite neid siia kaasa, kui te tulite? Sõled. Neid ei olnud kuskilt saada. Saksamaal tehti kõiki asju puust. Ja siis tehti ka puust sõlgisi. Väike muster peale ja väga ilusad sõled olid. Pisitasa inimesed hakkasid annetama sõlgi, kellel oli ja mõni ütles, et ma annan veel sooja käega ära ja mõni oli pärast surma jätnud. Ma mäletan üks aasta, see oli üks esimesi Lesteri suvepäevi ja nad tegid rühmajuhtidele, tegid igale ühele sõle. Oli minu esimene ilus sõlg. Aga neid ma ei tea, kus neid on siit-sealt korjanud. Nüüd on neid igal pool. Kui te mäletate, siis te kinkisite Angela Arrastele pruuditanu. Et selle andis teile Ullo Toom. See Ullo Toomi müts? Jah. Ullo Toomi läks, tema oli minu teada ju tol ajal ülespoole vaadates vana mees, aga ta käis mobilisatsiooni alla. Ja tema läks mobilisatsiooniga Eesti ranna peale, ta sai sealt küll tagasi, aga ennem lahkumist ta siis tegi õhtu ja andis kõik oma asjad ära ja minule ta andis selle tanu ja ütles, see on minu vanaema tanu. Väga huvitav, et miks ta just andis sulle? Ei, ta andis minule juhtus see tanu, tal oli seal palju asju, tal olid ühed muhuriided, need andis Uldo Tammile ja ta andis kõik ära, sellepärast, et ta läks ju ära Venemaale. Aga tegelikult ta ei läinud ära, ta läks, Eesti rand läks, seda igaüks teab, et Eesti rand läks karile ja mobiliseeritud pääsesid kõik ära, nii et ta tuli murdud jalaluuga tagasi Tallinnasse. Mõned tulid tagasi, paljud ei tulnud. Tollal olid tantsurühma poisid, läks ka hõredaks, pooled olid kadunud. Minu rühmas tantsis tookord Alfred Raadik, kes oli hiljem tantsupidude üldjuht. Ja ma ei mäleta neid nimesid enam kõik. Pilti vaatan, siis tulevad meelde. Aga mul on sulle üllatus kõrvalruumis. Lähme ja vaatame seda. Üllatus? Jaa. Üllatus? Lähme. Me oleme siin mõned nädalad vaeva näinud, palju sebimist, kohtumisi. Oleme suutnud pea kõik esemed kokku koguda läbi aastate. Millal
millal see seelik tehtud sai? 1930 midagi. Ja siis tal oli sama pikk põll oli juures, see seelik oli kitsas ja põll oli, naise põll oli ja see müts oli. Nii et see põll sai siis võetud ja pandud siia seelikule vahele. See on, kuskil on kindlasti need õmblused näha. Ja need on need tarvassuriided, mis Kaarel kandis pärast. Keegi on selle ilusasti pannud pesusse jälle ja seda mitte ära võtnud. Sedasi need käivad. See oli ka keegi pesi ära ja Mustjala seeliku keegi pesi ära. Ja siis pärast seda ma võtsin need riided ja pesin kõik ise iga kord ära ja viisin. Enam ei kinnitanud nii, et keegi oleks jälle pesumasiinasse nad löönud. Ja need on proua Linsi tehtud. See on, näete, see on sinise riide peale tehtud audrutriibud. Käsitsi Saksamaal. Seda see sai saaks. Ja ongi rahvarõivas valmis. Ja nad näevad nii ehtsad välja. Kes need tikandid kõik tegi? Need tikandid tegi uuematel bluusidel proua Kalmus. Siis kui juba poest hakkas riiet saama, siis sai ostetud vähe vaksemad riided, aga esimesed bluusid on tehtud haiglalinadest, need, mis on väga õhuksed. Sest et haiglalinad olid õhuksed. Ja neid oli saadaval. Jah. Rääkides, kas see on ka tehtud siis kõik need? See on lihtsalt sellepärast tehtud, et see seelik oli pikk ja kitsas. Ja siis me võtsime tal tüki alt ära ja panime... Ja kiskele. No ja, nüüd on jälle sedasi, et ette, nagu te teate, ees käib ilma kurdudeta. Panime ette siis sellest, mis me ära võtsime tüki vahele ja siis tuli teha põll. Ja siis tegime põlle peale ja tolle ajal ei olnud vist veel seda õiget või midagi saada, nii et proua Kalmus tegi selle põlle. Kes selle tanu valmis tegi? Kodukäsitöö. Tallinna Harju tänav. Õnts oli Eesti kliki ajal. Ja kellele see kuulus? Kellele see tanu kuulus? Proua Kallas, Ainu Kallas neid laskis teha. Ainu Kallas laskis teha 4 riided Mustjala ja need Põhja-Eesti ja need ja 1 Muhud. See on arvatavasti Anna Taru. Ja see on ka siin samas tehtud. Jah, see müts käib siia juures, see käib siia juures, see on kõik korras. Ja see oli siis Katrini. Siin on... Nendel riiedel oli pärg, aga pärga ei ole enam. Pärg on ära kadunud jälle, nagu kõik asjad kaovad. Seda kahjuks ei õnnestunud jah leida. Ja piltide pealt vaadates... Vaat, kus keegi on. See oll. Nendel riietel olid uued käised ka. Need bluusid, nagu te teate, käivad ju lõpevad ära umbes rinna kõige kõrgema koha peale. Aga see bluus oli kuni vöökohani. Nii et keegi on seda võtnud ja lühendanud. Selle peale me ei tulnud, aga kitsas see oli niikuinii. See peab ju laiem olema.
seda on lõigatud ja kitsamaks tehtud. Seda on jah. Ja sellepärast see on ka alles, et me seda pluusi ei kannud, kuna see tuli üle vöökoha. See seelik on täitsa kummiga. Et tegelikult rahvariided ju kummiga ei käi. Tegelikult. Aga see laius ei anna välja seda kurdu teha. Ja. Kust tuli üldse selline materjal? Kus te selle materjali saite? Ei no see on üks nendest, mis tuli Eestis kodukäsitööst. Mustjala, see Pärnu Jaakopi ja Muhu. Pärnu Jaakopi on need. Need olid saatkonnas olemas, tähendab, mis Ainu Kallas oli tellinud. Vaataks neid pilte ka vahepeal, et tegelikult seal on selline võib see vest ka peal, aga vest ei ole välja tulnud. Jah, see selik kahjuks juhtus pesumasinas ja keegi arvas, et läheb ilusamaks kui pesta. Aga see on päris materjalist ikka? See on, jah, see on ka kodukäsitöö oma. Aga lihtsalt, et kuna keegi selle ära pessi, siis ta näeb siuke väga õhuke välja. Ja. Ja sellel oli vest ka. See vest ei ole ja kahjuks välja tulnud veel. Neid hakkas tegema üks inglise daam, kes neid kandis. Võt, nii see on veel õige, tähendab, mis on kodukäsitöö oma järel veel 1930. aastatest. Aga pluus on muidugi uust pandud, aga krae jäi vana. Nüüd pluus on järel, aga krae on ära kulunud. Niit tundub nagu harilikuga. Oleks. Selles ma küll aru ei saa, mis asi, mis sellega juhtunud on. No see on ka must ja punane, nii et ta peab ikka originaalselt must olema olnud. Ja just, aga siin on näha, et on ikkagi valge ju. Siin vahel. Ta on ära kulunud siit pealt. See on kindlasti olnud midagi, mis on võib-olla kloori sees olnud või midagi, mis see punane on Eesti märkniit. Ja Eesti märkniit Eesti ajal oli niisuke, mis pidas värvi siin ja seal ja igal pool. Ja seda ei võtnud midagi välja. Aga musta võttis väga. Ja, need on need õlalapid. Ja see peab õlalapp olema. Jah, see on õlalapp ja need on siis... Õlalapp on. Ja kes seda alustas? Selle daami nimi oli Gladys Noble, ta oli kooliõpetaja. Ta käis meil tantsimas, kandis neid muhuriideid, siis ta tahtis omale muhuriideid teha, hakkas pluusi tegema. Aga siis ta vahepeal abiellus ja sõitis ja läks ära Bradfordi elama, elab praegu veel Bradfordis. Me oleme tal külas ka käinud. Tantsib ka veel International. Siin on need originaalsed villased sokid veel. Need olid sedasi, et mingisugust villast lõnga sai osta, kui me tulime Saksamaale. Ja siis ma mäletan, üks tüdruk kudus neid, tema oli, ise oli, koristaja oli, ja siis tal oli pandud, käe all oli pandud see koristamise mapp ja käis niimoodi edasi-tagasi, koristas ja kudus. Ma ei tea, kus neid on.
ja need püksid on valesti tehtud. Kelle omad nad on, seda ma ei tea. Aga pükstel käivad luugid sedasi, aga mitte küljeõmblusest. Kas sellel komplektil oli vöö ka juures teie ajal? Muhul ei ole vööd. Muhulane kannab rihma. Nii et rihma meil ei olnud saada, me kandsime neid musta kummivöösid, mis ees käivad nõkse asjaga kokku. Nii et siis tal oli isegi pandlad on nendel olemas. Ja. Väga ilusad. Jah, see. Ja Eestis on sellise täpselt samasuguse tikandiga on täitsa bluuse saab praegugi. Jah, see on originaalne ja see on kellelgi järel tehtud jälle, aga peale mind. Aga seda riiet ma tunnen ja neid tikandeid ma tunnen, need on proua Kalmuse tikandid. Ja siis, kui tuli esimest linast riiet hakkas osta saama, siis oli see just niisugune riie ja väga sobiv. See on Aino Pennetal olid omad riided. Aga need on need Muhud. Siin on see sinine põll ja see müts, Tiiu Jaanimägi. Need on need mustjalad, mis seal on. Ja see on see Põhja-Eesti, ma ei tea, mis ta on. Kadrina ta ei ole, ta on sealt kandist kuskilt. Kas see Muhu tanu oli juba siis, et kanti poolikuna? Jaa. Et siin on näha, et on pea keeratud niimoodi, et tikand on ikka pildi peal. Ikka jah, on ilusti, tal on otsa ette hästi tõmmatud. Ja Eevil olid ka omal riided. Vot need, see on see punane särk, mis seal oli. Jaa. See on see bluus, millel ei ole seelikut, sest see seelik läks Kanadasse. Vaat siin on see bluus veel pikk, mis seal lühemaks tehtud oli. Ta oli nii pikk ja see oli hästi pikk tüdruk, see on Elbe Sepp. Ta oli ju peaaegu kuusjalga pikk juba. See on Trafalgar Square'is. Jep. Somebody mängib siin akordiooni. Somebody. Siin need on jälle need audruriided, need seelikuga ja seret. Muhud, mustjalad. See on Maaris, tal olid omal Saaremaa riided. See on Tiina, Tiina, on ka omad riided. Jah, tal olid ka omad riided. See oli see pilt, mis on selle Albert Halli kava peal. Poistel kõigil ilust lipsud ees. Väga uhke poiste rivi on. Jah. See on Iirimaalt. Käisime Iirimaal rahvatantsude pidustustel. Viktor Paiste, Elbe Sepp. Kas see on Artur Sepp või? Hilda Reinert. Aitäh, Aili, tulemast, et sa selle pika teekonna ette võtsid. Sa ei ela siin ju tegelikult lähedal, et päris pikalt on tulla. Väga kena, et te meid kutsusite, et te olete meist huvitatud. Väga kena, et keegi noor ja kaunis neiu on, kes seda asja edasi viib. Ainuke asi, mis ma ütlen, ärge ise tantse tehke. Võtke ikka, mis on seda moodi.
seal on, Sinises Raamatus on nii palju tantse, igaüks on isemoodi, natukene isemoodi.